Hei, kallid sõbrad! Eelmine pühapäev meil oli au ja privileeg tervitada piiskop Märt Vähi ja tema abikaasat Altat meie koguduses. Ja Märt jagas sellest, mis tähendab elu Jumalaga, elamine koos Jumalaga. Me ei räägi siin Jumala teenistustest, koosolekutest, me räägime iga päev praktilises elus näha Jumala kätt. Märt jagas sellest, kuidas vaimu andide kaudu Jumal andis talle üleloomulikult teada asjadest, mida ta naturaalselt ei oleks saanud teada ja kuidas ta kinnitas oma sõna. Ja ma usun, et see inspireeris mitte ainult meid, aga inspireerib ka sind, kui sa seda kuulad ja julgustab sind sirutuma kaugemale ja sügavamale Jumalas. Annab sulle enam selgust, kes meie oleme tema silmis, kelleks Jumal meid on kutsunud ja kuidas tema meie tavaliste inimeste läbi oma suuri asju korda saadab. Te võite seda raamatut saada sealt. Ma müün seda raamatut sellepärast, et ma tahan kangesti oma raamatut müüa, aga see on see sõnum, mis minu meelest on tohutu tähtis. Me läkitame Jumalat kogu aeg. ja see häbi meile, häbi. Jeesus 42 korda Johannese evangeeliumis tõendas või toetas või oma tegevust siin maailmas selle tõttu, et isa oli tead läkitanud. Aga mitte üks kord kuskil ma ei leidnud, et Jeesus oleks läkitanud isa midagi tegema. Ja me oleme kõvad kamandajad, me kamandame Jumalat. Anname ennem teada, mis on siin maailmas toimumas, mis ta peaks selle tõttu tegema ja siis meie oodatud tulemused, millal, kuidas ja miks ja edasi. Ja siis me oleme kõvasti palvetanud. ja ma mõtlen, minu palveelu on tohutu muutunud. Ma olen märkanud ja juba aasta tagasi, et need asjad, mis ma tegin selle alusel ja päris palju on juhtunud, selle tõttu, et ma olen läkitatud, olen lihtsalt täitnud tema tahtmist. Lootuse küla ei oleks olemas, kui see oleks minu tarkus või minu tahe sest ausalt, mul on väike süütunne, kui ma olen Lootuse külas, ma vaatan enne meestel näkku, et mul ei olnud sinust üldse kahju. Sest ma ei teadnud, mis sa olid, missugune elukas sa olid seal Lasnamäe kuskil nurga taga, narkoman, hirmutav, kohutav inimene ja see on sinu süü, et sa oled supi sees, tead hädas. Ausalt, me ei julge seda öelda alati. Joodik oli veel teistsugune, ta oli ometi niisugune küla kõige sõbralikum inimene, vähi, teate niimoodi. Ja teda sai kuidagi alati jutule tuua, aga hüete see alkohoolik oli hullemas sõltuvuses kui narkoman, sellepärast, et tema on aktsepteeritud rohkem, tema on ühiskonnas nagu linnapea võib olla alkohoolik ja kõik kiidavad, joob kõvasti, aga tubli mees, tead. Aga keegi ei ütle narkomani kohta, kasutab kõvasti, aga tubli mees, tead. Nii et Lootuse külas on ka, tead, nad on oma variseerid seal ka, sellepärast, et mõni joodik tuleb sinna Lootuse külla. Eile hommikul tuli üks uus mees programmi. Aga tema ei ütle seda ja on öeldud, no ometi vähi, tead vähi, mina olen narkoman, saad aru? Nii et see on väga huvitav. Ja muidugi meil on Alar siin täna, kes on ka meie poiss. Võib-olla keegi noorem, oled sa keegi noorem seal? Ja 17. 18, viimane sünnipäev oli 18. Nii et sa oled õigel ajal seal. Ja nüüd on see aeg.
oma elu muuta nüüd. Aga paljud on seal ka palju vanemad ka. Nii et ja muidugi see suvelaager, kui te ei ole varem seda pildiraadiost saate näha, tohutu vägev aeg. Ja see oli ka üks asi, mida Jumal läkitas. Ma ei hakka seda lugu rääkima, aga mõni mõtles, et see alles toimus. Aga mina olen umbes 7 aastat selle kalla töötanud. Aga ei julgenud kellelegi öelda, muidu nad viskaks mind üle parda, tead. Niisugune hullumeelne mõtte, tead. Kui mul juba 2 aastat varem, mul head vennad, ütleme, kes siia Laitse metsa tahab nagunii tulla, kuule see suvelaager ei toimu. Eelmine aasta me tegime 80 telkimiskohta elektri ja veega ja ma mõtlen, see püsib mitu aastat, aga need olid kõik täis. Ja see aasta meil ei olnud 80 registreeritud telki ja karavani kohta, meil oli 150. Nii ma pean midagi võtma ette, et jõuda selle asjale järele. Ja 2 aastat tagasi meil oli käsmuses, kui inimesed pidid ligi 100 eurot maksma nina pealt, sellepärast need üürid oli läinud niisuguse kohtades väga kalliks ja edasi. Nad pidid 100 eurot maksma, siis meil oli umbes 260 inimest registreeritud. See aasta meil oli 600 inimest registreeritud. Nii et see, et ma olin niisugune hullumeelne, hakkan seal laagert ehitama keset Laitse metsa, ei olnud nii hulle. Ja miks? Sest ma olin läkitatud. See oli midagi, milleks. Ja ma ei kiida ennast, ma lihtsalt ütlen, et see ei olnud minu idee isegi, aga Jumal pani selle südamesse. Ja need imed, mis toimuvad, tead, las ma lihtsalt paar asja teile räägin, sellepärast, et ma ei räägi ainult neid asja, mis on juhtunud. Tead, selle laagri ajal ma ütlen, me elame ime sees praegu. Ja enne kui ma hakkan sellega mõtlema, mul tuli kohe südamesse, et keegi on siin, kellel on valud rinnas. Ja kui sa oled siin, anna märku, see ei ole vähk, see ei ole midagi kopsuhaige, aga need on närvid. Ja need närvid tõmbavad nii ja naa ja issandi Jeesuse nimel sa oled terve. Sa saad terveks. Ja kui see on juhtunud sinuga, anna mulle märku. See aitab minu usku ka, kui ma näen midagi taolist. Ja issand teeb sen terveks. Praegu sa oled terve. Ja keegi on ka väänanud oma jala, mis see on, jalaluu? Ankle. Ja see on hüppeliiges. Ja, siin, selles koha. Väänanud seda, see valutab, sa saad ka sellest terveks praegu, Jeesuse nimel. Amen. Ja siis keegi teine ka on väänanud käe, see osa, käeluu. Küllegi ei millegi vahele ja sa kannatad sellega. Jeesuse nimel ole terve. Amen. Ja anna mulle teada pärast, sa aitab mind ka. Muidu ma jään siia, aga mõni tuleb aasta pärast räägi, kuule, mina olin see inimene, ma olen terve aasta ootanud, tead. Ometi anna mulle pisut varem teada, et sa oleks terveks saanud, tead. Ma olin aasta tagasi, ma olin seal Jõgevas ja meil oli koosolekud ja tead, mina ei tead midagi eraldi. Ma mõtlen, et hea olla, tead, et keegi tuleks ka tervitab inimesi, tead, selle ajal oli niimoodi, et kõik igaüks vaatas nagu tont üht-teist, tead. Ma läksin Põltsamaas jalutama ja mõtlen, keegi ei tervita, ma tervitan. Ma ütlen, tere! Ja siis inimesed vaatavad. Aga ma läksin kiriku trepi peale ja mõtlen, et ma tervitan inimesi. Mitu aastat hiljem see oli see Margus ja Agnes see Maljus, ta ütles, mu ema sai terveks
Põltsamaal. Ma ütlen, et ja ta oli ühes sinu koosolekus ja mina ei mäletanud seda. Ma ütlen, aga palvetan inimeste eest, kohas ma mäletan. Ei, ta ütles, et sina olid selle kiriku ukse trepi peal ja kui ema tervitas sind, ta sai täiesti terveks. Ja ma ootasin mitu aastat seda teada, ma oleks läinud jälle trepi peale tervitanud seal päev otsa inimesi. Et keegi saaks terve. Aga mul alles nüüd juhtus midagi väga põnevat. Elu on põnev. Ja ma neid põnevaid asju elan väga tihti. Mõni palvetab, et Jumal hakkaks liikuma, mina ei jõua Jumalale järele, see ei tea üks asi juhtu. Aga ma mõtlesin, et see oli mõni nädal tagasi, see oli mõni kuu tagasi. Mõni kuu tagasi ma nägin unes, tuli üks Nigeeria mees, kes vajas palvet ja ma panin käed ta peale ja ta sai terveks. Ja siis ma nägin 2 numbrit, ma nägin 24 ja 25. Nii et ma olin sellel ajal Kanadas ja ma mäletan, et meil oli üks konferents seal ja ma iga must mees, kes käis must mööda, ma küsin, oled sa Nigeeriast? Ei ole, okei. Ja siis lõpuks leidsin kedagi Nigeeriast ja ütles, kuule, oled sa Nigeeriast? Nad ütlesid, jaa. No, oled sa haige? Ei ole, okei, ma ei otsisin tead. Nii ma 2 kuud otsisin musta Nigeeriast last, et tema ees palvetada. Ja siis ma ütlesin abikaasale, ei, võib-olla ma lasin puusse selle asjaga küll ja nägin unenäos, kes teab, mis asja. Aga ikka ei andnud alla. Ja lõpuks meil tuleb nüüd suvelaager peale ja me palvetame inimeste ees seal. Ja ma tunnetan, et Jumal ütles, et astu ette ja räägi seda lugu. Sa olid seal, Jano, ma astuin ette, sina kõnelesid, vägev kõne, Jano, vägev. Võitud ja see ikka kõlab mu südames. Aga igal juhul ma ütlen, et ma nägin unes ja otsin praegu, ma läksin fookuskogudusse ja seal on välismaalased ja päris mitu musta, see on inglise keele kogudus ja ma lähen sinna ja ma läksin sinna 25. Ja ma tahan, 25 ja ma lähen sinna kogudus, seal on mitu musta, ma leian oma Nigeeria inimese üles ja küsin iga ühe käest, kes olid seal, oled sa, mis maalasest sa oled? Ma olen Keeniast, ei otsi sen tead. Ja ma ei leidnud kedagi sealt see päev, kes oleks nigeerianane ja lõpuks siis nüüd suvelaagri ma astusin ette ja ütlen, kuule, Jumal andis mulle niisuguse unenägu ja ma otsin Nigeeria meest, kes vajab palved, Jumala imet. Ja nagu pauk kargas mu kõrvale üks must Nigeeria mees, kelle käsi oli, sa nägid seda, see oli seotud niimoodi, ta oli teinud õlale vigastusi, ta ei saanud liigutada oma kätt. Ja ma ütlen, mees, mina olen otsinud sind mõni aega ja lõpuks ma leidsin sind üles ja ma olin plaksti käe talle peale ja me palvetasime ja mees tõmbas sidemed maha ja tõstis käe üles. Ta ütles, ma ei ole seda saanud teha selle ajas, kui ma sai täiesti terveks. Ja. Aga siis jäi mulle mõte, et mis see 23 ja 24 on. Ta kuidagi liidus käest ära ja ma ei saanud küsida käest. Aga mis oli väga huvitav, mul oli tohutu hea võidmine peal korjata raha. Kui te tahate midagi näha, siis vaadake Pilli raadios, kus me korjasime 4 õhtu 10 000 laagrikuludele. Ja nüüd, kui sa mõtled, et mõni aasta tagasi 100 eurot, meie tõime selle, mitte 100 eurot inimese peal, see aasta tõime selle 17 eurot 50 senti inimese peal. 6-kordselt odavam. Ja see on juba ime. Aga igal juhul ma korjasime kokku 10 000 neljapäevtu ja siis ma mõtlen, ei tea, kas seda asja teha jälle teist korda, sest või reede õhtu meil oli vaja 28 000. Ja
peavaidlus ja nemad, aga ma tegin, mida Jumal andis ja kargasin sisse ja siin ma ütlen, et mina ise annetan 5000, kes on valmis mulle kaasa tulla. Ja tead, 10 minutiga meil oli 28 000. Jah. Ja tead, vägev. Aga tead, üks nende annetajad oli see mustne kiirlane. Laitse metsas, Eestimaal, üks mustne kiirlane, kes sai terveks, virutas selle sama käe püsti ja ta lehvitas sellega, et ma tahan ka annetada 5000 eurot. Mõtle, see oleks see viimane inimene, kelle käes ma oleks läinud midagi küsima. Järgmine päev ma küsisin, rääkisin temaga, et tänasin selle, see on mu firma, ta on üks firma omanik Eestis, kes tegeleb toorainetega. Kui keegi oleks mulle seda öelnud, ma ei oleks uskunud seda. Aga ta ise rääkis. Aga ma ütlen, mis asi on see 24 ja 25? Tead, mis juhtus? Kui mina olin sündinud, ma olin orb. Mul ei olnud ema, isa muidugi oli, aga nad olid juba enne kohe ära andnud ja mina ei tea, millal ma sündisin. Aga naabrite kaudu kuidagi ma töötasin välja, et ma olin, ja ma ei tea, mis kuus oli nüüd, aga ma olin 24. sündinud, nii palju kui mina sain aru, 24. Aga ma ei olnud sellest kindel, aga mul ei olnud pabereid, mul ei midagi, aga see oli siis mu sünnipäev 24. Aga siis keegi, kuidas ma ütlen, võttis mind kasulapseks, üks tädi nende külas. Aga tal oli tütar ja selle tütre sünnipäev oli 25. Ja ta ütles, et keegi ei tea, millal mu sünnipäev on näguni, et ma pean tema tütrega peame koos 25. sünnipäev. Nii et ma tegin endale uue sünnipäeva 25. Nii et ta oli varem 24 ja see oli see 24, mida ma nägin ja siis on see 25. Ja ta ütles, tead, keegi maailmas ei teadnud seda. Keegi ei teadnud seda. Ühte inimest. Ja ma loodan, ma räägin seda lugu, lihtsalt keegi sinu usku, vaata, kuidas Jumal teevad. Ega ma ei otsinud seda, see oli unenäos, ma nägin seda ja siis muidugi, siis ta ütleb, et ma olin nagu üks kasseeritud pudel surve all. Otsisin kedagi, kes palvetaks minuga ja läksin Nigeerias oli üks tuntud evangelist ja tead, kui ma saan tema juurde, ma siis saan vabaks. Ja siis ta ei saanud selle mehega kokku, kuidagi. Ja ta oli nii pettunud, et ma ei saanud. Aga kui sina seisid seal ja kuulutasid välja, sa otsid Nigeeria meest, sina ei tea, et mina otsisin sind. Ja ta tuli esile ja ta kork lendas pudelist välja, halleluuja, ma olen vaba. Vaatake tege lugu. Ja see alles sündis, ma sain sellest teada eile, et seda tervet lugu. Aga meie konverentsi teema õieti oli 1. Korintlastele 15:57 ja ma võtan ühe niisuguse väikse, kuidas ma ütlen, ma viin selle teemat pisut edasi, mis oli aga tänu. Mul meeldib see sõna aga. Siin on piirmes väga palju, et me olime patusel, aga. Me olime lootuseta, aga. Me olime haiged, aga. See tohutu hea sõna, aga. Aga muidugi see hakkab juba enne selle 1. Korintlaste 15, see hakkab juba 54. Kus ta ütleb, aga kui see kadu riiutab kadumatusega ja see surelik riiutab suretamatusega
ja edasi, edasi. Ja siis 50, salm 56 on jälle üks teine aga. Siin on, aga ma ei hakka selle peal jutustama, seal on ise oma, sest ta 56. salmis, aga surma asel on patta, ent patu vägi on seadus. Teiste sõnadega, see näitab meie pattu, mõistab hukku meie pattused, need agad. Aga siis tuleb see teine viimane aga, 3 agad seal ja see 3. aga on, aga tänu olgu Jumalale, kes meile ja mitte ainult tegi meid, see terve tegu, mis Kristus tegi, mitte ainult, et üks päev me muudame sellest, mis on suremas, surematuses ja edasi, millest ta räägib, aga me tulime ka seaduse alt vabadusse, aga see viimane aga, mis on 57. salmis, aga tänu. Ja täna on 33 aastat koguduse sünnipäev ja see on nagu üks pidulik asi ja see on niisugune tänuaeg. Ja me oleme tänulikud koguduse ees, me oleme tead see ajalugu ja isegi telgi ees sellel ajal ja ma olen tänulik, et ma olin ka seal ja pärast rajasime selle koguduse ja Janno, ma olen tänu sinu üle, väga tänulik lihtsalt koostöö, toetamist, abistamist ja julgustamist, aitäh sulle. Nii et ma olen tänu. Aga siin ta ütleb tänu Jumalale. Aga tänu olgu Jumalale, kes meile, kes on meie? Ära vaata minu peale, see on sinu. Meile, kes meile. Ütle mina. Mina, jah. Meile võidu, ütle võit, ütle veel võit, jah, annab, sa ei saa selle teenida. Mul oli see korjanduse ajal niisugune hea võidmine ja Jano, sa ütled, kui sul on võidmine peas, see asi läheb kergeks. Keegi ei tea, kui palju, kui mõnus, kui lõbus. Oli raske ka, aga kui lõbus oli seda ohvrit üles võtta, seepärast, et mul on üks võidmine peal. Ma mõtlen, kui keegi teine võtab see ohvrit, ma lähen küsin, et kas ma võiks seda teha. Sest mul oli võidmine peal. Kui ma otsin seda Nigeerias meest, mul oli üks võidmine peal. Aga kus see võidmine tuleb? Ta annab selle annab meile, siin me oleme annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kelle kaudu see tuleb? Kas vähi keetas selle üles kuskil pöösa taga, tead? Mõtles midagi valmis ja tead, keerutas ja maagilist midagi. Erimees, ei, ta meile võidu annab. Kelle kaudu? EKNK kaudu? Ei, issanda Jeesuse Kristuse kaudu. See tuleb selle juurde. Nüüd, Piiblis on 39 korda inglise keeles ometi, kus nad annavad tänu issandale. Ja miks issandale? Tema hakkab see pihta. Temaga on kõik. Sealt see tuleb. Aga kuidas sina ja mina saame sellest osa? Nüüd, väga lihtne. Roomlastele 10, 8-11. Kuule seda. Ja ma tean, et me räägime selle pääsmise kohta, aga see käib päris enam-vähem kõikide asjade kohta, mis Jumal annab meile. Ja võidu annab, sõna on su lähedal. Kui lähedal? Sinu suus ja sinu südames. Sinu suus, ma võtsin möödunendi kaasa. Ma olen mööda, kui kaugel su suu on su südamest. Mis sa oled? Kuskil siin, jah? Nii. Peaaegu 30 senti. Nii lähedal. Sinu suus ja sinu südames.
vaata, rahvas, nii lähedal. 30 senti. Ja teie, kes olete väiksemad ja lühemad, teie suu ja süda on veel lähemal ühe teisele. Aga vaata, mis ta ütleb. Su sõna on lähedal sinu suus. Mõtle, me otsime asju kuskilt kirikutornist, püha altari tagant, kuskil püha mäelt. Aga tead, kus see on? See on su suus. Ja su südames. Ja ta ütles niimoodi, ja see on ususõna, mida me kuulutame. Ususõna kogudused. Tead? Mis see oli? See on väga lihtne aru saada. See, mis sa kuulutad välja oma suuga, usud oma südamesse. Kui mina ei oleks astunud välja, kuulutanud välja ja ütled niimoodi, et kuule, siin on üks kirjamees kuskil, ma otsin, ta ei oleks siiagi tulnud, asi ei oleks juhtunud. Aga ma pidin nagu panema oma mõtted, ütleb 2 kuud, ma olen otsin seda meest, mis ta ikka siin ei ole. Aga ma võtsin seda julgust kuulutada, tead, miks ma kuulutasin välja, ma uskusin oma südames. Aga kui ma ainult oleks uskunud oma südamega ja mitte midagi rääkinud oma suuga, mitte midagi ei oleks juhtunud. Ja kui ma oleks latanud niisama suuga, midagi ei oleks uskunud, siis midagi ei oleks ka juhtunud. Nii et need asjad käivad käsi käes. Sellepärast ütled, kui sa oma suuga tunnistad, kuule, vaata kui vägev, vaata kui kõva, vaata kui palju võim on selle taga. Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand, kui raske see on teha? Jeesus on issand. Aga vaata, siin on, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnust, siis sind päästetakse. Mõtle, sind päästetakse. Sa saab päästetud. Vaat kui tugev see on. Võimas. Ma juhtisin kedagi, nagu raske üldse kuskile minna midagi, keegi juhtub kogu aeg. Ma läksin, meil oli vilistuspäev ka midagi, kas oli neljapäev või reede. Jah, reede oli. Pärast loonat ja üks meie vilistustes oli seal oma naisega. Ja ma kohtusin seal naist esimest korda ja ma ütlen, kui tore, ta ütles, me oleme Raplas ja aga siis ma küsin naise käest, et kas sa oled ka usklik? Ta ütles, ma õieti päästetud ei ole, aga ma usun Jumalat. Ma mõtlen, sa oled pool teed seal siis juba. Sa usud Jumalat. Ma olen, kuule, kallis naine, mis on puudu, et sa suuga tunnistad. Kas sa tahad päästada? Ma ei tea, mis mul oleks vaja teha. Sul on vaja suuga tunnistada ja südame koostada. Lihtsalt võtsin mehe ja naise käest kinni ja abikaasa oli seal ka ja me palvetasime koos ja ma ütlen, et issand Jeesus, ma usun sind. Tule mu südamesse, anna õnneks mu patud. Ma annan oma elu sulle, tule mu südame. Ja ta sai seal sauna ees päästetud. Niimoodi. Me teeme need asjad nii keeruliseks. Aga vaata, mis siin on. Nii, et kui me anname tänu, nagu ma ütlen, aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab. Meil tuleb kuulutada see tänu välja, selle võidu välja ja rääkida need asjad välja. Ja siis ta ütleb, ja oma südames usud, et Jumal on tema üle, sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks. Me tahame nii õiged olla. Pühad, õiged ja niimoodi. Aga tea, kus sa saad õigeks? Usu kaudu. Vaata, see südame usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Nii et
me oleme nagu üks, kuidas ma ütlen, üks plahvatuspomm, mis lihtsalt läheb lõhkema kuskile. See mõnub, kui sa paned suu lahti ja usud südamega, asi on käes. Ja siis ta ütleb, ja pühakiri ütleb, kui sa hakkad kahtlema selle asja, kes usub temasse, ei jää häbisse. Ja miks me tihti jääme häbisse, on me ei julge suud lahti teha, me kahtleme oma südames, aga vaata, kui täpselt see on. See on nii täpse. Ja nii, et isegi Taavet lauludes hakkas pihta 118. Tänu Jumalale rahva pääsmise eest. Me hakkame tänama sind, tänage issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Jah. No, kuulsime seda laulust täna hommikul juba. Tänage, ära karda tänada, ära karda uskuda, aga pane need mõlemad käima. ja siis ta öelgu nüüd Iisrael, et tema heldus kestab igavesti. Ütelge seda. Ütleme koos, tema heldus kestab igavesti. Vaata, midagi juba juhtub. Nagu see kork tuleb pudeli pealt maha. Asi midagi hakkab liikuma. Ja siis ta ütleb veel kord, öelgu nüüd Aaroni sugu, et tema heldus kestab igavesti. Öelgu nii. Järgmine salm, kes issandat kardavad, et tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Kui palju on igavesti? See on nagu minu lemmiksõna kõik. Igavesti, sa ei saa midagi sellest ära võtta, sa ei saa midagi lisada sellele juurde. Igavesti. Ja siis ta ütleb salm 19, avage mulle õiguse väravad. Ma lähen neid sisse ja tänan. Jah. Ja Laagris ma ütlen, ära räägi halvasti enda kohta. Maailm küll räägib halvasti sinu kohta. Ära nüüd mine enda kampi ja hakka ka, tead, vaene, mina vilets, mina ei saa hakkama, tead. Vaata peeglisse, tead, see rumal inimene, tead. Ära räägi niimoodi. Sest nende sõnades on üks jõud ja vägi. Aga pigem vaata peeglisse, sina oled Jumala laps. Sa kuulud, sa oled päästetud. Jah. Sa oled kuninga laps. Ja sa tunned kohe, kui midagi muutub. Jah, hakkab muutuma. Su käitumine hakkab muutuma, ja selle peale, ja salm 20, see on issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse. Aga kuidas me saame õiguse? Sest südamena usutakse õigusesse. Nii, kuidas sa saad selle väravast sest? Oi, ma ei ole küllalt hea ja ma ei tead, ma olen tead, mul on nii palju puudusi ja mul on nii palju viga ja mul oli inimese laagri juures, tead, saatan kiusab mind ja ma ütlen, mis sa saatanit kuuled? Mina ei räägi üldse saatanega. Ma rääkisin saataniga üks päev, kui ma hobune oli kabega pähe ja tahtis meid maha lüüa ja Jumal ütles, ma panin käe vahele ja ma tulin sealt haiglast, keskhaiglast välja ja ma peatasin ukse juures, ütlen, saatan, sina tahtsid meid maha lüüa. Aga mul on uudis sulle, ma elan. Nüüd, hoia alt. Ja ma peaaegu nägin, kus tolm lendas, ta ledus varvast päris kiiresti. Ja kardab mind tänapäevane. Sest ma kuulutan seda sõna ja need õiguse väravad lähevad, astune nendest sisse ja see tuleb ka kuuluta seda. Ja siis salm 21, ma tänan sind, et sa vastasid ning tulid.
mulle päästjaks. Ja tead, kivi, mille hoone ehitajad, tead, ma ei tea, mis hoone ehitajad on sinu elus, mis räägivad igasugust asja. Aga tead, targad, mõistlikud, tee seda, tee teist. Naritavad sind, aga põlgasid ja ära põlgasid see hoone ehitajad, see sai nurgakiviks. Halleluuja. See, mis teise niisama rääkisid, tuhja, kes ta on ja mis ta on ja kõik, sai nurgakiviks. Need hoone ehitajad, kes on sinu elus, viska nad kõik välja, saada nad kodu. Ja siis Salm 23, issanda käest on see tulnud, sest see on imeasi meie silmis. Ja siis alles sa hakkad nägema neid imeasju, kui sa tõstad silmad üles, vaatad kuskile kaugele, hakkad tänama Jumalat, ma tänan Jumalat selle eest. Nagu ma ütlen, et minu palved on väga palju muutunud. Kuidagi viisi me oleme ikka niisugune vana seaduse sees või anna, palun Jumal, mul on vaja. Ja kõik, mul lemmik, üks teine lemmik, ma olen selle alal siin kõnelenud ka, on 2. Peetruse 1:3, tema jumalik vägi on kellele? Meile. See ei oleks püha vähi, kes seisab seal ees ja tal juhtub need, aga minule iiagi midagi juhtub. Ei, sest ma olen astunud usus välja ja olen võtnud need omaks, mis on juba antud. Tema jumalik vägi on meile kinkinud. Täna on 33 aastat, kui sa midagi kinki tahad, võtta selle omati vastu. See on üks suur kingitus. On kinkinud mida ja siin on see lemmiksõna kõik. Ja kui palju on kõik? Kõik on kõik. Kas sa saad midagi lisada kõigele? Ei saa. Kas sa saad midagi ära võtta kõigest? Ei saa. Ja, aga miks me karjume nagu paganad ja otsime Jumalat, Jumal tee seda ja tee teist. Jumal ütleb, ma annan sulle kõik. Nüüd, mida mina teen? Mida ma soovitan sulle? Hakka täname Jumalat selle eest. Üks lihtne asi, mul on vaja kedagi venda armastada. Oota, kuidas su nimi on? Ain, ma ei tunne sind, aga me ei saa väga hästi hakkama. Ja ma palvetan, et Jumal, tead, Ain on niisugune, ei tea. Anna mulle armastus, et ma võiksin teda armastada. Jumal, aita mind teda armastada. Jumal käsib mind armastada. Aga miks ta käsib? Sest kui Jumal on Jumal ja ta elab minus, siis mul on armastus olemas. Nii et ma ei ütle, Ain, et ma tead, raske iseloomuga mees ja tead, ei tea, kuidas temaga hakkama saada ja tead, niimoodi ja issand, muuda teda. Muuda selle, tead, Ain, tead, niisugune iganes särts, vaata, et me saame kuidagi, et tema saaks muudatud. Ma tean täpselt, et sa ei ole niisugune. Aga vaata, ma pigem, kui ma olen niisuguses hädas, ma ütlen, Jumal, sa oled annanud mulle kõik armastus. Ja kui sina elad minus, siis armastus on minus. Nii ma tänan sind selle armastuse eest, millega ma võin Aini armastada. See on hoopis teine asi. Teine on üks kerjamine, aga teine, millest ma räägin, on see, et sa võtad, mis on juba annetatud sulle ja ütleb, ma nüüd läheb sellega tööle. Ja armastad Aini. See on hoopis teine asi.
ma vanasti palvetan, lähen haiglasse, Jeesus, ma lähen täna haiglasse ja ma vajan, et sa tead, kohtaks mind seal, et seal on haiged inimesed, kes vajavad palvet. Jumal ütleb, aga kui sina lähed haiglasse, kus sa mõtled, et mina olen siis? Ma lähen sinuga kaasa. Ja ma ütlen, halleluuja, tänu Jumala. Nii et täna ma astun voodist välja, ütlen, täna Jeesus lähme haiglasse ja ma panen käed inimeste peale ja sina oled minus ja tervendav vägiv töötab, nad saavad terveks. Ja siis ma lähen tänuga, ma ei lähe hädaga. Me pigistame ja higistame kuidagi viisi, aga kui palju on, ja see viimane salm, tänage issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Ma käisin ühe luteri koguduses ükskord ja ma armastan luterlasi. Aga ma mõtlen, et nad on jäänud kuskile millegi taha kinni, sest ma kuulsin, et peaaegu terve nende palve oli halasta meie peale. On see õige sõna? Halasta. Halasta meie peale. Ma mõtlen, mis asja te palute? Ta on juba ammu halastanud teie peale. Ta suri ristil, ta maksis sinu pattude eest, ta ammu halastas su peale. Pigem tõuske püsti ja ütle, halleluuja, ta on halastunud meie peale. Ja ma saan kasu sellest täna. Ma elan seda välja. See on hoopis teine aasta. Tead, paned seal pea kuskile põlvede vahele ja vaene väike mina, issand mõtle ka minu peale kuidagi moodi, kui ta pisut aega on. Ta elab sinus. Ärka ülesse, tõuse püsti ja ütle Jeesus. Sa oled minus. Nüüd ma ei tea, kas ja vaata, mis ta ütleb, ma lõpetan seda, kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks. Kuidas see juhtub? Tema tundmise kaudu. Meie tunne oma Jumalat tehti. Me mõtleme, et tuleb pigistada ja kui 2 inimest, meil on siis 3 vaja, 4, et kõik palveta, et kõik kisendavad tema poole ja tead, et kuidagi saame Jumala liikuma. Aga kuidas on? Me tuleme õpime tundma, et ta on Jumal, kes valab välja, on oma elu andnud meie jaoks. Elab meies. Kes meid on kutsunud, see on tema initsiatiiv. Me proovime tema tähelepanu saada. See on just vastupidi, tema proovib meie tähelepanu saada. Ütled, halloo, ma olen siin, kus sina oled? Kutsun oma enese kirkuse ja väärikusega. See ei tule sinu kirkuse, see ei ole Märt Vähi kirkusega, see ei ole Märt Vähi väärikusega. See on tema, kes meid on kutsunud. Ja ma tulen ja lõpetan selle. Ja ma ei tea, kas ma olen seda näitanud siin varem või mitte, aga ma küsin Janno käest, ta ütles, et mina ei mäleta, kas sa oled seda teinud, kuskil sa oled seda teinud, aga ma ei tea, kas keegi on, ei ole. See on hea, aga pole vega, kui sa kuuled seda teist korda, sa võid 3 korda kuulda seda. Mu lemmik kirja koht, Johannese 14:20. Sel päeval, kuule seda, kui midagi teist täna hommikul ei mäleta, hoia seda meelde. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Nüüd, et võiksite seda pisut aru saada, mul on 3 kaussi. Ütleme, see on Jumal, see on Jeesus ja see oled sina. Nüüd. Jumal on vaim, muidugi, need on kausid ja vesi, aga Jumal on vaim. Nii et paneme selle kausi ilusti vett täis.
aga Jumal on Jumal ja muidugi seal ei ole algus, seal ei ole lõppu, seal ei ole mitte midagi, ta on igavene. Nii, ütleme, et see on siis nüüd Jumal. Mis ta ütles? Vaata, nii. Võtsin naise kausid kõik kaasa hommikul. Sel päeval te tunnete ära. See tuleb tunda, õpi tundma Jumalat, õpi tundma, kes tema on. Siis järgmine samm on õpi tundma, kes sina oled. Ja kolmas, kes sina oled temas. Nüüd vaata, sel päeval te tunnete ära, et ütleme, see on Jeesus nüüd, mina olen oma isas. Kus see kaus on? Suure kausi sees, vees sees, ta on väljapool, seespool ja kõik. Aga vaata, mis ta ütleb. Sel päeval te tunnete, et mina olen oma isas. Aga nüüd, vaata, võtame selle välja. Aga siis ta ütleb niimoodi, ja teie, siis oled, teie minus. Siin. Ja see ei ole ainult see, et sa loksutad siin ringi, tema, ja mis ta veel ütleb? Ja mina teis. Nii see ei ole ainult, et meie loksutame seal kuskil ringi, aga see, et me oleme temas ja tema on meis, see tähendab, et me läheme niimoodi. Aga kui tema on isas, kus sina siis oled? Koos Jumalaga, Kristuse kaudu. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma isas, teie minus ja mina teis. Ja sellepärast see on nii vägev, see on nii vägev. Tead, see kaus ei pea enam otsima, juba kus oled, kuskil saaks vähe tilgu endale sisse ka, tead. Mõni ütleb, ma tahan lähemale Jumalale saada. Kuule, kui lähedal on see kaus sellele, kes on Jumal, kui sa oled selle kausi sees, kui lähedal, kui palju lähemale sa saad olla? Sa ei saa, sest kui sa oled Kristus ja Kristus on, sel päeval te saate teada, et mina olen oma isas. Nii et me oleme isas Kristuse kaudu, sest me oleme temas ja kui tema on Kristuses, see on puht matemaatik. See läheb kokku. Nii kui sa tõusid hommikul üles, sa ei pea paluma, et Jumal, ma ei tea, kus tead, metsa tuki taga sa oled. Otsin Jumalat. Sa oled temas, tema on sinus ja tema on isas. See paneb sind kokku universumid Jumalaga. Üks temaga. Ja sa ei saa selle lahutada. Te olete seda lugu kuulnud, mis ma olen rääkinud, et me oleme uuesti sünninud. Selle peale niimoodi me saame siia uuesti sünni kaudu. Mitte lihaliselt, aga uuest vaimulikult oleme sünninud. Ja. Aga keegi ütleb, ma tahaks Jumalale lähemale. Tead, vähi, tule, palveta mu eest, et tead, ma tahaks Jumalale, ma ütlen, see on võimatu. Miks see on võimatu? Kus sina oled temas ja tema on sinus. Kuidas see saab lähemale? Kuidas see kaus saab lähemale saada veel kui see? Ei saa.
sa ei ole kuskil väljapool, et ma nüüd kuidagi saaks kuidagi Jumalale lähemale. See on nagu sünninud. Kas sa saad olla poolsünninud? Jan oli poolsünninud. Teda poolt ei ole siin otsa. Ei ole. Sa sünnid või sa ei sünni. Mina sündisin vähi. Ma ei saanud olla poolvähi. Ja kui ma hommiku ronin voodist välja, ega minu mure ei ole, et kui ma jõuan voodisse tagasi, et ma oleks ikka vähija. Miks? Sest ma olen sündinud temast. Täiuslikult. Ja mitte ainult sündinud temast, aga tema on minus. Mina olen temas ja Kristuse kaudus ma olen koos Jumalaga. Ja mis see annab siis teha? Olla tänulik sellele. Ja. Ma tihti kuulen inimesed, mõni on väga tore, see paha asi ei ole, aga pisut uskumatu asi. Et inimesed istuvad autosse, nüüd Jona, täna me lähme, sõidame Pärnu, ole hea, tule meiega kaasa, kaitse mind, hoia mind. See on üks tühi palve. Pigem ütleb, aitäh Jeesus, et me lähme Pärnu koos. Ja kui sina oled koos ja mina olen koos sinuga ja sina oled minus ja mina, tead, siis see on Jumal, kes kaitseb sind ka. Õnnistab. Ma ei ole liiga palvetanud, et tead, Jumal õnnista seda, mida ma lähen tegema. Sest kui ta läkitab mind tegema midagi, mida ta ei ole varem õnnistanud juba. Ta ei saada mind tühja. Ta ei saada mind õunu korjama keset talvet. Selle peale on juba õnnistus. See on juba Jumala õnnistus. Ja ma ei hakka neid lugus rääkima. Las ma lõpetan sellele, et lihtsalt, et meil on nüüd Lootuse küla, 2 Lootuse küla Kanadas, 1 Kuubas, 1 nüüd Soomes. Ja kõik meie endised sõrlased, kes juhivad neid, kes Jumal on päästnud, kes tead. Ja me saime ma olen neid lugus rääkinud, et teate juba selle Kuubas me saime, mis on tead uskumata, see on kummalistlik maa. Tead, need inimesed praegu, nemad maksavad umbes euro muna eest ja nende keskmine palk on 25 euro, nii et sa saad oma 25 muna kätte ja rohkem ei ole. Ja nüüd viimati ma olen ühendus nende, neil on umbes need peamised, nad lähevad umbes 20 tundi, enne kui nad saavad paar tundi elektrit. Nende külmkapid ei tööta mitte midagi, nad ei saa midagi säilida. Keegi pane generaator käima, aga generaator vajab kütust ja kütust ei ole. Tead, niisuguses olukorras. Aga meil on üks Lootuse külas seal, niisuguses põrguaugus, kus me ei tohiks üldse olla. Ma ei tohiks üldse seal olla. Aga meil on üks Lootuse küla seal. Miks see? Ma kangesti palusin Jumala oma uksele. Ei, Jumalaks avas uksed ja ma tahan aitäh selle eesõiguse eest minna Kuubasse ja teha töö. Ja nüüd paari nädala pärast me saime selle Kanada maad, hektarid, me saime 100 hektarit maad $1 eest ja siis lõpuks me saime terve Piiblikooli campussi 143 voodi kohta, sain selle ka $1 eest. Miks sa? See Jumal on vägev. Ta heldust kestab iga hästi. Tema korraldab neid asju. Ja siis mina astun kohale ja ütlen aitäh Jeesus. Nüüd mul oleks teine aitäh, mida ma pean paari nädala pärast tegema. Ma rääkin neid $1 lugusid, halleluuja, tänu Jumalale ja kõik tead. Ja üks rootslane oli Lõuna-Eestis ja saatis mulle tekst, kui sul on Kuubas ja heas soojas kohas üks lootusküla. Ma pakun sulle, aasta tagasi saatis mulle tekst, et ma pakun sulle ühe koolimaja, 60 meetrit pikk, 3-kordne, seal on lift sees, seal on võimla sees kõik ja ma pakun selle sulle $1 eest. Ma ei jõua Jumala nii lähele. Ma mõtlen, et ta teeb nalja.
saatsin talle sõnumi tagasi, ei ta tõstis. Nii et paari nädala pärast ma panen sinna, kus Rootsi ja Soome lähevad kokku, Oralex, lähen sinna, võtan kamba kaasa ja lähme vaatame selle koolimaja, mis ootab meid. Miks see toimub kõik? Sest meie Jumal on hea, ta korraldab meie elu, ta otsib selle Nigeeria mehe üles, ta otsib sind üles. Ja ütled, astuge nende sisse tänuga. Ja see kogudus oleme siin olnud 33 aastat, nüüd astume sellega edasi. Aitäh Jeesus, aitäh Jeesus, see mis toimub. Te tahate maja osta. Ta ei ole küllalt raha, ei saa hakkama, tead. Kuule, ma ei tea, mitu inimest on käinud selle maja ümber, aga võtke hommikul, käike selle ringi ja tänage Jumalat selle maja eest. Ja. Aitäh Jeesus. Nad kõik, ma tänan sind, sellepärast, et mis ta ütleb? Ma olen teile, Jumala vägi on kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks tema tundmise kaudu. Õpi tundma Jumalat, käi koos temaga. Me mõtleme, et Jumal on piiratud, ei saa hakkama, tead. Me peame kuidagi torkima teda, et asjad käima saada. Me olime seal laagri maadel ja 7 aastat tagasi. Jumal ütles, need maad kuuluvad sulle, mamma suure hurraagat, aitäh Jeesus, need oli riigimaad. Ja siis ma ütlesin Jumalale, et kui see läheb oksjonile, me pakume ja saame kätte. Ja me oleme kõrvamaad ja meil on esimene õigus kõike teiste üle. Ma läksin pakkumise ja 10 000. Ma panin kirja sisse ja mina sain vastuse mõni kuu pärast, et keegi ärimees on need ära ostnud. Ma mõtlen, kuidas niimoodi, meil on järgmine õigus. Aga tema vahetas neid maad looduskaitsemaadega ja see võttis prioriteet. Ma mõtlen, Jumal, see oleks probleem nüüd. Need kuulusid mulle. Ja Jumal, et on see sulle probleem? Ma ütlen, jah, ta ütles, mulle ei ole probleem. Ma ütlen, mis ma siis teen? Ta ütles, kutsu ärimehe külla, räägi, mis te teete. Ja ma ütlen, jaa, mõtte. Tead, ja siis ta näeb, mis me Lootuse külas teeme ja tuleb suure horraaga sinna ja ütleb, et kuule, ma annetan teile seda. Aga just vastupidi. Tead, mis ärimees tuli kohale, ütles, tubli, vägev, mida te teete, aga ma olen ikka ärimees ja kui te tahate need maad kätte, siis see on 20 000. Ma teadsin, et ta maksis 10 000, mõni kuu varem. Nüüd ta tahab 20 000. Ma ütlen, Jumal, mul on üks probleem siin. Jumal ütles, et on see sulle probleem? Ma ütlen, jah. Jumal ütles, mul ei ole probleem. Aga mis ma siis teen? Mida ma teen nüüd? Mis sina teeks? Viskas terve parda, ma ütlen, ei Jumal, siin on lahendus kuskil. Jumal ütles, et andis mulle 3 inimese nime. Ja mina küsin nende käest 5000, 5000 ja 10 000 ja ostan need maad ära. Nüüd ma oleks hea meelega tahtnud need dollari eest saada. Aga Jumal ütles, et ei, see ei ole maksma, aga ma annan sulle inimese nimed. Ja 1 nädalaga ma läksin 1 juurde, sain 5000, läksin teise juurde, sain 5000, läksin 3. juurde ja sain 10 000. 1 nädalaga. Läksin, ostsin need maad ära ja seal on meie suvelaager täna. Need ikka kuulusid Jumalale. Need ikka kuulusid talle. Nii et, ja mida ma teen? Ma astun nende maade peale, siis ja täna ja ükskõik, kas see maja, mida te tahate osta, ükskõik, te 33 aastat, okei, aeg liikuda edasi. Aga võib-olla mitte, et Jumal tee oma imet, ta juba teeb oma imet, aga ta ootab, et keegi hakkaks seda kuulutama. Julgesti. Aitäh selle maja eest, aitäh selle eest. Aitäh selle eest, mida sa oled valmistanud meie jaoks. Ma tänan sind issand, sest me uskun sinus, mitte
minu oma rahakotis, mitte olukordades, mitte midagi keegi ütleb, kellel on midagi hinda selle peal. Ma olin Kanadas, kuule, las ma lõpetan selle ausalt seekord. Ma olin Kanadas aasta tagasi ja mina tahtsin maad, kiriku ehitada. Ja ma palvetasin ja Jumal ütles, et mine selle, ta nimi oli Joe Chippen, üks juut, kõva ärimees. Ja ma ärid ei tahtnud minna, ma tean, et ega ta ei anna mulle midagi odavalt. Aga Jumal ütleb, mine ta juurde, ma läksin ta juurde, et kuule, ma tahan maad, et kirikut ehitada. Ta mul on piisavalt maad siin. Tõmbas linnakaardid välja ja näitas üks ilus koht vanalinna ja uue linna vahel, üks suur grunt, mitu hektarit, ja ütles, et selle sa saad, aga see läheb sulle 350 000 maksma. Ma mõtlen, kuule, 350 000, mul seda raha ei ole. Ja siin läksin tagasi, et kuule, see oli plaan A, nüüd mis see plaan B on? Siin on midagi teist. Ja ma ütles, et mul ei ole plaan B-d. Mine tagasi selle juudi mehe juurde. Üks kord nädalas ja külastada teda üks kord nädalas, aga mis asja ma teen tead? Mul oli 93 000, ta tahtis 350 000. Ja ma võtsin kuidagi viisi, tead, sama jalade vahele ja läksin ja ütlen, härra Chippen, siin ma olen. Tere! Ja ta ütles, pastor, sul on rahad käes. Ma ütlen, ei ole rahad käes. Kui saad rahad kätte, tule tagasi, siis teeme kauba ära. Ja ma läksin jälle uksest välja nagu pekstud koer, tead. Aga jälle, järgmine nädal käisin jälle. 4. nädal käisin jälle. Iga kord oli raskem. 5. nädal jälle, tead, lohistama ja kuidagi viisi saad jalad sinna kuskil uksest sisse ja astus sinna. Härra Chippen, siin ma olen. Pastor, tore, rahad käes. Ma ütlen, ei ole midagi. Tead, otsi rahad kätte ja tule tagasi. 6 nädalat. No mis saad see inimene, mõistlik inimene teeks? Aga ma teadsin, et Jumal oli öelnud mulle. Ja 7. nädal ma astusin tema office'i ja ta kargas laua tagant välja ja ütles, et pastor Vähi, tead, mis juhtus täna hommiku? Ma ütlen, mis juhtus? Ta ütles, ma 700 krunnist mööda ja ma nägin ühte kirikut seal peal. Ma mõtlen, kas ta teeb nalla või mis asi. Ma nägin kirikut seal peal. Ma mõtlen, kui sa nägid kirikut, siis ju see oli meie kirik. Ma läksin tagasi oma juhatusele, anna mulle kõik rahad, mis meil on, 93 000. Ja ma lähen siis pakun selle, annan talle kätte, sellest ta nägi kirikuda. Ja ma läksin, aga juhatus ei tahtnud selle kaasa minna. See mees lollitab sen, ta lollitab meid kõike. Aga ma ütlen, anna rahad kätte, ma lähen. Läksin, astuin office'i sisse ja ütlen, kuule, härra Chippen, siin ma olen, mul on 93 000. Ja nüüd kindlasti, kui keegi teine tuleb uksesse ja pakub sulle 350 000, sa müüd see maha. Ta ütleb, ma ei müü kellele, ainult sulle, mitte kellelegi. Ma mõtlen, et mul rohkem raha ei ole, siis palun võta vastu. Ta võttis selle raha kätte ja me saime sinna selle krundi kätte ja kolisime ja ehitasime sinna koguduse. Ja pärast ma nägin teda ja ta oli valuse, ta ei saanud liikuda oma põlve ja ta ütles, pastor, tead, mis juhtus? See päev, kui ma müüsin need maad ära, mu jalg sai täiesti terveks. Jumal on üks plaan ja üks teik, aga see võti on, las tema saadab sind ja mine hooga. Sest ta on kinkinud sulle kõik. Nii, mis on ülejäänud? Ülejäänud pole midagi rohkem kui ütelda aitäh, tänu. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti.
neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega. Eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.